inimene on ju sotsiaalne loom ja tegelikult me ootame külalisi aasta ringi, aga talvel võivad need külalised olla eriti olulised. Mis siis, kui näiteks teil on aias lumi ja jää ja jõuluvana ei pääse teie majani? Mina ütleks, et see on lausa kriitiline olukord, seega libeda tõrje jõulude ajal võiks olla üks ülioluline teema ja külas oleme Horticomil ja räägime nende pakutavast Heisneri jäätõrjest. Heisneri toodetest rääkisime viimati kevadel, siis oli juttu tiikidest ja basseinidest. Kuidas nüüd nii, et Heisneri tootevalikus on järsku teiste asjade kõrval jäätõrje? Seda selle tõttu, et talvel tekib tiikide peale jää ja Heisner mõtles välja toote, mis sulatab siis jää sisse auke, et kalad, kes seal tiikides elavad, saaksid hapnikku. Kohe tekib küsimus, et kas see kuidagi kahjulik ei ole kaladele? Ja see on ohutu libeduse tõrjevahend, mis on toodetud kaltsiumkloriidist ja aktivaatorist ja see ei ole kuidagi ohtlik loodusele. Kui nüüd räägime selle aine ohutusest ja looduse sõbralikkusest, siis räägi võib-olla mõned aspektid veel lahti, kus see esile tuleb. Teehoolduses kasutatakse üldiselt tavalist naatriumkloriidi ehk siis teesoola ja kahjuks on see loodusele küllaltki ohtlik, sellepärast et ta mõjub kuivatavalt. Lisaks sellele on ta tegelikult väga mõjub halvasti ka lemmikloomadele. Kui lemmikloomad lakkuvad oma käppasid, mis on saanud soolaga kokku puutunud, siis nad võivad lausa hakata oksendama või neil võivad tekkida muud halva enesetunde sümptomid. Või siis ma näen ka ise enda koera pealt seda, et kui me käime jalutamas talvel, siis ta mingil hetkel tänaval jääb lihtsalt seisma, tõstab oma käppa üles ja ma saan aru, et edasi enam ei taha minna, sellepärast, et tema käppad valutavad. Ja nüüd siis nimeta korra veel ka see keemiline nimetus Heisneri tootel. See on toodetud siis kaltsiumkloriidist ja see on lemmiklooma käppadele täiesti ohutu. Lisaks on ta ohutu ka teie taimedele, samuti ei mõju ta kuidagi ohtlikult teie tänavakividele või treppidele ja ka jalanõud jäävad rantidest puhtaks. Mis ma oskan öelda, eelistage loodussõbralikumat ja ka loomasõbralikumat sulatusvahendit, nii et vaadake kaupluses järgi, mis karbi peale kirjutatud on. Alati ei ole see kõige soodsam lahendus, kõige parem lahendus.